I think I can see the shore. It was so dark yesterday. I never did hope for more. Tere ilusat hommikut, kätte on jõudnud esmaspäev. Me oleme juba otsevoodist lennanud autorooli, viinud Peika ilusasti rongi peale, et ta saaks tööle minna ja tagasi tulnud ning sööme hetkel pudru, kuna Helli on pudru süües alati ilma riieteta, sellepärast et meil on pudrus hästi palju marju ja marjaplekid on natukene kapriissemad. Siis ma teda hetkel ei filmi, aga ühesõnaga oleme kodus, sööme hommikusööki ja ma mõtlesin, ma teen vlogiga algust, et ma see nädal proovin teid tervele nädalale kaasa võtta, sest see saab olema natukene teistsugune nädal, et üldjoontes me oleme Helliga lihtsalt kodused, mängime, loeme, kaisutame, aga see nädal on niimoodi, et ma pean paarile seiklusele täitsa üksi minema ja nädalavahetusel on meil üks tore pidu, seega võtan teid kaasa ja vaatame, mis saab. See preili on lihtsalt maailma kõige ägedam. Hommikul esimese asjana tahab ta kohe õue tormata, hea, et ma talle midagigi selga sain. Juuksed on tal täiesti kammimata, siin õues olemise ajal ma olen jõudnud talle veel mütsi juurde panna, jaki juurde panna, kummikud, sokid. Aga nagu nii äge, et ta selline aktivist on. Ja ma järjest rohkem üritan välja mõelda, et milliseid mänguasju osta, mis on sellised hästi open-ended, et me saame hästi palju erinevaid mänge mängida, et praegu tal on see kalade otsimise mäng, koonustega mängud, kõige lemmikumad, aga ma pean vist järgmise asjana talle takistusrada hakkama tegema, see tundub ka täiega äge. Jah. Kas emme teeb sulle kohe ühe koogi või? Kas sa tahad toorjuustukokki? Toorjuustukokki. Niimoodi, võtame siit liiva. Pats. Sa ka teed pats, õige. Siis on tugev kook. Toorjuustukokk, coming up. Pum. Teed ka? Väga hea, nüüd tuleb hea kook. Tundub, et üks kord on veel vaja teha. Pum. Ja kook on valmis. Njom, head isu. Ja, teeme veel kokki. Kas nüüd me teeme issi lemmikut kokki? Teeme Napoleoni kokki. Sealt pultsid lahti. Ja. Väga tubli. Peika ehitas Ellile majakese. Jah! See on nunnu, kuidas tal meeldib siin käia. Peame selle veel ära värvima ja aga ma näitan teile kaugelt korraks. Põhjus, miks see majakene üldse tuli, oli sellepärast, et ma ütlesin oma vanematele, et Ellile täiega meeldib liumägi. Siis tahtsid talle liumäge kinkida, aga nad ei tahtnud niisama liumäge kinkida, nii et nüüd meil on siuke maja ja siia tuleb veel külje peale see kiigu osa ka, ehk siis see kiik tuleb tal sealt metsast siia. Kollane. Lähme paneme kuhugi. Tubli. Käsi tahad teha atsa. Ja aitäh sipelgale. Atsa. Ja. Auto peab ka kaasa tulema, jah? Ütlen ausalt, olen selline ema, et kui ei pea ei ütlema, siis ei ütle ei. Kuna me lähme hetkel Peikale ja mulle peo jaoks riided otsime siia samma aste, siis miks ei võiks auto kaasa tulla? Las ta tuleb siis meiega kaasa. Jah? Kas sa saad selle sealt kätte või? Kui ta suudab selle
autosse tarida siis. Why not? Yeah. Give me more than just words, more than I deserve. 똑같은 실수 이제 지겨워. 너무 지루해. 매일 반복된 사과. You're making it feel so numb. All that I ask is to make it right, but all that I see is you trying to hide. 모르고 내 마음을 모르고. I wanna leave it all behind. I don't wanna hear you apologize. 돌리고 빙빙 말만 돌리고. I don't wanna try so hard to make you stay into my life. Back and forth, I'm running out of ways, I'm running out of days of giving my hopes high, getting nothing right, giving so much and loving you to pass time. Give me more than just words, more than just words, more than just words. Give me more than just words, more than just words, more than just words. Pisikene ilusasti lõunaunne ja mul on nüüd natukene rohkem mahti, et lihtsalt istuda ja teiega jutustada, sest paraku kui ma temaga vlogin, siis mu tähelepanu, mu silmad, mu aju, kõik on ikkagi suunatud sellele, et teda jälgida, sest lapsevanemana see on vist paratamatu, et isegi kui ta mängib iseseisvalt, siis parem karta kui kahetseda. ma hoian ikkagi oma silmad tema peal. Aga nüüd, kus ta tudub, siis me saame natukene lihtsalt catch upida. Me käisime erinevates kaltsukates ja mine pekki. Sõbral on nii äge. Ma vist pole päris ammu käinud üheski sõbrale poes, aga see oli nii ilusasti üles seatud. Asjad olid mega ilusad. Kahjuks ma neid asju ei leidnud siis, mis meil vaja on. Et meil on laupäeval Metsiku Lääne pidu ja ma tahtsin endale kaabut ja Peikal oli teksasid vaja, sest ta ei kanna teksasid, ta pole ühtegi paari teksasid. Ja vanaema tahtis ruudulist särki, aga kahjuks õigeid suuruseid ja täpselt selliseid asju, mis me otsisime, ei olnud, aga ei ole hullu, tore oli ikkagi natukene uudistada ja vaadata. Ellile muidugi jäi silma kohe üks jalgratas, mida ta väga tahtis, aga kuna ta on juba jalgratas olemas, siis ei ole seda ilmselgelt vaja. Et peame siis minema mõni päev veel vaatama kuhugile poodidesse, äkki leiame vajalikud asjad, aga vahepeal on igasuguseid põnevaid sündmusid toimunud, nagu näiteks ehk siis, et Peika küsis mind oma naiseks ja ma ütlesin jah, mis tähendab seda, et fiancé era on alanud ja mu Instagram ja TikTok said sellest kohe aru. Ehk et mul ainult pulma contenti nüüd tulebki ja kuna mul täiega meeldib asju planeerida ja organiseerida, siis ma olen nii elevil. Ma olen lihtsalt nii elevil. Ma küll tean, et me teeme hästi pisikesed pulmad, sest me mõlemad oleme Peikaga sellised, läheme ainult enda ümber sellel päeval neid inimesi, kes päriselt on meie elus. Mitte lihtsalt nii-öelda viisakuskutsed kaugematele sugulastele ja nii edasi. Ehk et ma arvan, et sellest tuleb nii äge päev ja ma tasapisi juba hakkan siin ideid koguma ja ma kindlasti jagan teiega ka mingil hetkel seda teekonda natukene rohkem, aga enne seda on meil veel terve hunnik muid projekte, mis on oodanud oma tähelepanu ja kõige esimene neist on siin. Ehk siis Elli toakene. See ei näe välja nagu lapsetuba. See on lihtsalt üks valge ruum, kus on mingisugused asjad. Seega hakkame sellega otsast tegelema. Little Dutch kirjutas mulle, et kas ma tahaksin nende tapeedi valikust midagi Elli toa jaoks ja leidsin nii armsa metsatemaatikaga tapeedi, nii et ma mõtlesin, et ma paneksin selle tapeedi siia seina, nagu aktsent-seinana, sest neil oli seda ainult 2 rulli. Muidu ma võib-olla oleksin teinud ainult selle ülemise ääre siis tapeediga ja alt värvinud. Kuna nii palju tapeeti ei olnud, siis teeme sellest aktsent-seina. Mulle tundub, et ma tahaksin siia panna IKEA kummutit ja mingisugust peeglit või siis pilte. Siis siia tegelikult tahaks talle nagu peeglit panna. Ja siit tahaks värvida mingisuguse rohelise värviga tausta ja panna sinna storytime puidust asjad ja kardinaid oleks vaja, eks ole.
et päris palju on siin vaja teha ja ma mõtlesin, et enne kui ma hakkan kõiki asju tegema, loodetavasti see pühapäev, siis ma lasen korra ChatGPT-l kujundada mulle selle toa, vaatame, kuidas ta sellega hakkama saab, et kas see, mis mu peas tundub nagu hea mõte, päriselt ka on, sest midagi on nende väiksemate tubadega, et kuidagi see proportsioon on selline, et mul on hästi raske kuidagi seda õigeks loksutada, vähemalt ma ise tunnen, et see feng shui on natuke off, et selle voodiga näiteks ma tõstsin seda reaalselt igasse nurka, et aru saada, kas see on see kõige õigem koht. Praegu tundub, et on, sest siin ta nagu ei funganud, seal ta nagu ka ei funganud. Võtame selle ette, teeme Ellile lõpuks sellise mõnusa toa, kus ta tahaks chillida. Et hetkel on see telk ta kõige lemmikum asi, enamus ajast ta siis siin on, aga võiks ju terve tuba olla. Elli, kuidas su uni oli? Kas jäi lühikeseks? Kas sa tegid ainult tund 20? Tal on vaja natukene täna vist rohkem asjatada, tundub, ei olnud aega lõunaune jaoks. Kas sa näitad neile oma onni või? Jaa, lähme sisse. Lähme sisse onni siis. Mis sul on siin? Mänguasjad, jah? Vabandust, kui mina soovin minna onni sisse, siis ma pean minema snäkiga. Kohe tulen, kohe. Otsime snäki. Emme võtab snäki. Kamapallid on soovitud snäkk. See on mul nii-öelda makse, et sisse saada. Palun, teie snäkk. Kas emme võib ka nüüd tulla? Võin jah, väga hea. Teine ka, jah. Kas sa oma lambale oled täna süüa andnud? Ja kas tema on täna mämmi saanud? Kas lammas on täna söönud? Annad talle, jah? Tubli. Emme võtab sööb taga, jah? Kas ta võib süüa seda klotsi? Sa annad oma sööki? Klotsi, jah? Kui hea. Ta läheb nüüd joob ka. Op. Ai, kui hea. Nii, nüüd on kõht täis ja joodud. Mis nüüd saab, kas me nüüd mängime? Mängime. Aitäh. Mind käis vahepeal toidukuller, nii et nüüd on aeg aidata emmel lahti pakkida asju. Emme paneb pead tekala siia alla. Nüüd teeme. Kus kala on? Ei olegi. Kus on? Vaatame, kus on. Ei olegi. Äkki on seal. Äkki kala läks sinna. Vaatame, kas kala läks sinna. Ja leidsin ülesse, tubli. Kus on kala? Kas on valmis? 3, 2, 1. Auto, jah? Aitäh. Kas ma kastan kõik lilled ära, mis siin ääre peal on või?
Käisime tegime Elliga kiire linnasutsaka, sest pahatihti, kui me toitu tellime, siis neid spetsiifilisi gluteenivabasid asju ei ole, nii et ma käisin linna peal jahtimas siis endale gluteenivaba hamburgeri kuklit, sest ma loodan, et Veika viitsib täna teha kodust mõnusad purksid coleslaw ja värgiga. Ja kui me juba linna läksime, siis pidime mängukale ka minema ja skatepargist läbi vaatama, et tal oleks ka natukene meelelahutus, sest vanasti ma ei oleks temaga kiireid autosutsakaid teinud, sest talle väga ei meeldinud autoga sõita, aga mida vanemaks ta saab, seda rohkem ta aktsepteerib seda, isegi juba läheb ise autosse või auto juurde põrra, et lähme sõitma, sest üldjoontes, kui me sõidame kuhugile, siis seal ootab ees midagi põnevat. Nii et ma üritasin täpselt samamoodi, et kui me poodi pidime minema, et siis käime mängukalt ka läbi, et siis on see tema põnev asi ka seal, sest meil on paari nädala pärast Islandile minek ja seal tõenäoliselt tuleb päris palju autosõitu, ehk et ma tahaks hoida seda olukorda, et talle meeldib autos. Golden days drifting far away. Light is leaving town. Colors fade, but I'm thinking we stay just for a little while. Let's lose track of time. Darling, stay for a little longer while I hold your time. We'll wait, so just rest your head upon my shoulder. Nothing I wear is colder, but the day's not over yet. Väga hästi. Võtame eksinud kutsika. Kas sina keeled ise lehti? Kutsikas mängis liblikaga. Ühtäkki lennas liblikas minema ja kutsikas avastas, et ta on eksinud. Ta ei tea, kus ta on. Mis edasi sai? Jaa, kutsikas kohtas kiisud, kes ütles, et ta ei pea üldse muretsema, ta on ju koer. Jaa, see on kiisu. Ta peab lihtsalt nuusutama maad ja ta teab täpselt, kus ta tuli. Tere ilusad hommikut, kätte on jõudnud teisipäev. Ja kell on mingi 7. Pisikene meile viimasel ajal magab niuke on and off hästi palju, et tal tuleb päris mitu hammast korraga, nii et tal on nüüd kas 11 või 12 hammast juba, mis iseenesest on tore, see tähendab, et meil on ainult 8 tükki veel jäänud. Aga ta juba jooksis ilusasti ukse juurde, et saaks õue minna. Paraku on õues mingi mega vihmapill, nii et ma lihtsalt niisama ei saa teda lasta minna. Et me peame ennast sisse pakkima, nii et ma prooviks tega enne hommikusi kõige teha. Ta jutustab praegu šampooni pudeliga, see on maailma kõige nõgem lihtsalt. Aga sööme kõigepealt midagi ja siis lähme juba õue seiklema, olenevalt sellest, mis silm seal on. Otsa lahti sulle või? Palun. Palun. Aitäh. Hakkad seda koorima? I want you Teisi to šokiga? want me forever and always. But you only want me when you're feeling lonely. But that hardly happens, 'cause you're very pretty and everyone wants you to own them forever. Käisime tegime Elliga hommikuse jalutustiiru ära, vaatasime üle kõik asjad, mis tema jaoks olulised on, ehk siis, et ühe naabri muruniiduki. Kas see toimetas, see robot muruniiduk? Ei toimetanud, ta veel magas. Siis teise naabri kuked-kanad, nemad juba asjatasid, saime piiluda natukene. Kolmanda naabri hobused, neid ei olnud täna, ma ei teagi, kus nad olid. Ja siis tulime ilusasti rattaga tagasi ja ma ei tea, mulle tundub, et ta on järjest rohkem valmis ise sõitma, et varsti tal on jalad nii pikad, et ta saab kasutada seda siis kas jooksukana või siis kolmerattalisena, nii et mul on vaja talle leida kuskil kiiver. Ma tegelikult ühe kiivri juba ostsin, mis oli laste XS, aga see on talle way liiga suur, et mul on kuskilt vaja XXS leida, et oleks talle paras. Ja nüüd on kell 10 ja me oleme omadega IKEA parklas. Nüüd on juba kell 10 on meie jaoks pool päeva on juba tehtud, on ju.
ta sõidab oma traktoriga seal taga. Aga ühesõnaga, meil on siit vaja sorteerimisasju, kummud kaasa võtta ja kardinaid ja värke, nii et lähme uudistame natuke. Starry eyes and cellophane, she takes her walk, she makes her plans. Lähme vaatame A kuskil. truck bails down the avenue, there's broken glass, a missing pew at church. Maybe I was wrong, maybe time's too strong. See on TikToki häkk, et sa sõidad käruga niipidi, siis laps tunneb, et ta on ise roolis ja vähemalt Elli puhul see töötab väga hästi. Sest muidu ta väga ei ole nõus olema seal niisama. Me oleme ametlikult jõudnud sinna faasi, kus Elli väga ei viska enam toitu maha, nii et ma ei viitsi endale süüa teha ja ma lihtsalt söön ta jääke, ehk olen tema prügikast. Aga pisikene teeb hetkel oma lõunaund, ta jääb issi valvsa pilgu alla tuduma, Peika teeb siis kodukontorit ja mina lähen proovin Paavli kaltsukast siis leida neid asju, mida meil ei leidnud ja lähen tegelen selle asjaga, ehk siis üle poole aasta lõpuks juuksuri juurde. Holy hell, ma tunnen ennast nagu mingi uus inimene, mul on juuksed nii ilusad läikivad ja siledad, mitte ei ole kogu aeg pusas ja krunnis. Ehk siis, et juuksuris on käidud, Paavlisse jõudsin ka ilusasti, ma ei ole väga pädev kaltsukates. Ma ei tea, mingi teema on, et kui ma sisse astun, siis ma olen hästi overwhelmed, sest seal on nii palju asju, nii palju inimesi, nii et müts maha kõigi ees, kes suudavad seal kammida neid kõige paremaid leida, sest ma lihtsalt läksin sisse ja võimalikult kiiresti välja. Ma leidsin Peikale teksad, ma loodan, et need sobivad talle, suurusteoorias on õige, tundub enam vähem ja siis kuna beebi asjadel oli -50 täna, siis ma 2 asja haarasin talle ka ja kõige esimese asjana oli siis selline vestike, mis muidu oli 4 €, aga praegu oli siis 2 ja siis selline teksatagi, mis muidu oli 4 € ja praegu oli 2. Ehk et midagi vähemasti skoorisin, endale ei leidnud kaabut ja ämmale ei leidnud ka ruudulist särki. Aga vähemalt miskit olemas, nii et nüüd rallime kodu poole ja lähme vaatame, kuidas Peikal pisikesega läheb. You don't need a letter. You can sit up here waiting for your father. I wake up in the morning in this great blue state, golden finger caress my face, slips through the window on a silky breeze, a dreamer's line to plant some seed. She's my believer, healing all my doubts, a lighted mirror reflecting out every true potential, a bedrock belief, an elaborate plot to set this bird free. Every element of faith, every colorless text, she makes pictures bloom, and I release them to the sea for the ancient memories. Just as fleeting as a breeze, she paints pictures blue and green, and I release them to the sea. Kätte on jõudnud kolmapäev ja me juba kiirustame omadega Tallinna suunas, mis sest, et kell on mingi 7:30 hommikul. Aga Peika läheb tööle, meie käime poest läbi, lähme ujuma ja siis vaatame, mis edasi saab. The kind of love is right now. I really feel I am flying, releasing my troubles. And although you're
so far. I really feel we're entwined. We'll wait till it's right for us to be looking at the stars from my balcony, wondering about what the future will bring. Oh, we'll have made it so far. Oi, me jääme vaeseks, kui ta ükskord saab aru, et need autod ja värgid kõik veel liiguvad ka. Meil sai Elliga poes käidud, võtsime kõik snäkid, mis meil hommikuks vaja on. Ja kuna meil on tund aega veel ujumistrennin aega ja loomad on siin kohe kõrval, siis ma mõtlesin, et tuleme hüppame läbi. Me olime hommikul kell 9 kohe esimesed kassas ja see on see koht, kus ma praegu emana reaalselt olen oma sõnu söönud, sest enne Elli tulekut ma olin mingi, loomaaedades meie ei käi, kui Elli tahab näha jääkaru, siis me peame reisima sinna, kus on jääkaru võimalik näha. Aga jah, me oleme siin sellepärast, et see, milline naeratus tal näol on, kui ta siin loomaias loomi näeb, on lihtsalt nagu täiesti asendamatu. Ma pean lihtsalt nii, nagu Evelin Melnikov ka ütles, ma pean teda harima, et mis asjad need loomaiad on ja nii edasi. Ühesõnaga, lähme vaatame natukene ringi. Said that you've been hurt one too many times before. Ended up staring in the bathroom mirror, crying on your bedroom floor. Baby, you can take my word, you haven't gotta hurt no more. Things are about to get much better. I wanna make this forever. I wanna make this forever. Saime Elliga ujumas käidud ja uskumatu, et me oleme põhimõtteliselt alates sellest, kui ta oli 6-nädalane, iga nädal käinud temaga basseinis ja nagu seda on nii äge vaadata, kuidas ta areneb, kui õnnelik ta ise on, kui ta millegagi hakkama saab. Me ei jõua oodata, et ta päriselt ujuda oskaks, aga praegu on nagu ikkagi tore, et ta julgeb vee alla minna ja oskab hinge ilusasti kinni hoida, et annab natukene südamerahu, et ta on veega sina-sõna peal, aga me tulime nüüd Ülemiste Citysse, sest mul üks sõbranna jõudis USA-st just tagasi ja teist sõbrannat pole ka ammu näinud, nii et mõtlesime, et teeme kiire lõuna. Ja no ma ei oska ennast riidesse panna ilmselgelt, õues on mingi mega soe, Ellile ma võtsin 4 erinevat outfiti kaasa, et noh, kes teab, mis silm on ja ise olen paksu pusaga ja higistan nüüd, aga Preili teeb meil siin mõnusat uinakut, tavaliselt ta peale ujumist on suht pikalt autis, nii et lähme vaatame, kas me saame miskit süüa sõbrannadega. I don't mind the slow down. Don't mind the sound of my shoes on your floor. Don't mind selling out or playing cover song. Just as long as friends and family sing along. And I don't need more money or a faster car now. Don't need a magazine to call me a superstar now. I'm gonna take this little house and make a home, and then I'll never have to face my nights alone. 'Cause in my heart I hear Spain, and on my face I feel you breathe. Millise hobuse selga sa tahad minna? To me, Kas sa teed selle või? Seda sama või? and that is how it's supposed to be. Elli oli mega tubli ja magas terve aja, kui me tüdrukutega chattisime ja lõunat sõime. Nii et ma mõtlesin, et võiks tulla siia Kadriorgu lastemuuseumisse, mingi Miia Milla vist, et pole siin kunagi käinud, oleks midagi toredat talle ka teha, aga täpselt mõnelt müüdi kõik piletid ära. Ma veel enne vaatasin autot parkides, et nii palju piletid on, et ma ostan koha pealt, on ju. Teinekord olen targem, aga ilm on nii ilus, et võib-olla oligi parem, et saime vaadata siin mänguväljakul ringi ja käia seal lõbustuspargis ja issand, kui hea on, et ta on ikka veel tissilaps selles mõttes, et on the go päeval söömine
mega keeruline, et me ostsime seda põnnipüreed, mamma pannkooke ja siis maisineid krõbuskeid, aga ikkagi rind on lõpuks see, mis ma arvan päeva päästab, et see teeb ta alati mega õnnelikuks. Aga nüüd me lähme võtame issi peale, sest minul on küünteaeg, nii et nemad lähevad sinna kõrvale mängukale samal ajal mängima. Woke up to the smell of a roses dress laid out in white. Wondering if you're getting ready. Wondering if you've got butterflies. Holy hell, me jõudsime koju ja nii mõnus on olla. Mina panin juba koduriided selga, pisikene on veel mähkuväel siin, aga panime kohe ühe päeva toidu podisema. Sa teed muusikat, jah? Otsime sulle muusikasid kuskilt. Ta tahab oma Too Quick Starti endiselt kuulata. Aga panime kohe ühe päeva toidu podisema, et saaks korralikult koduselt kõhu täis. Kohe ütlen, jah. Emme otsib. Pearu kohe tuleb, jah. Ma loodan, ma copyright ei saa. Aga Pearu on selle maja kohe kindel lemmik. Ja nii mõnus on, et me käisime pühapäeval just aitasime kartuleid korjata, nii et meil on hea värske kodune kraam. Nii tore, et Elli vanavanemad viitsivad veel kasvatada kõiki asju ja ma ei tea, istutada kõiki asju. Et meie saame teiega sellest nii-öelda kasu ja nautida, aga me sööme kõhud täis ja siis me jookseme tegelikult kohe uuesti kodust minema, sest vanemal on abi vaja, et me teeksime paar pilti. Nii et sööme ja siis asume asjatama. Hommikut kätte, nüüd on neljapäev ja ma eile ei jõudnudki rohkem midagi vlogida, sest meil see pildistamine sõitis Elli uneaega sisse. Ehk et me tormasime koju ja läksime kohe tuttu ja väga kummaline on täiskasvanud inimesena minna kell 9 magama, aga samas mulle nii meeldib, et me lähme kõik perena koos voodisse ja see on nii lühike aeg, kui nii varakult see minek on, seega ei ole vast hullu. Nüüd aga ma olen juba omadega rongijaamas, sest täna on selline teistsugune päev. Ma ei olegi vist kunagi Ellist nii kaua eemal olnud, aga mul on full on konverentsipäev. Ehk siis ma lähen Grit-konverentsile, mis on põhimõtteliselt 10 kuni 5, nagu läheks tööpäevale, mis on nii naljakas. Aga ma mõtlesin jah, et tasapisi on hea ennast uuesti kurssi viia kõigega, mis töömaastikul toimub, näha kõiki inimesi uuesti, sest mul saab vanema puhkus põhimõtteliselt detsembris läbi. Et ma küll arvan, et ma olen Elliga kodune kuni ta 2-aastaseks saab, aga vaatame, kuidas meil see asi kõik jookseb, nii et ma tasapisi mingeid samme juba teen, et kombata seal töömaastikul ka ja täna lähme siis Meljuga koos konverentsile. This is not gonna be a hypothetical talk. I'm going to tell you my own story.
konverentsipäev on jõudnud poole peale, 3 kõnelejat on ära olnud, esimene oli siis How to build a strong brand in performance driven company ja oh my god, juba see oli minu arust väärt seda raha, et ma ei ole näinud nii häid kõnelejaid väga tugevat know-how dega Eestis, ma arvan, kunagi, mul on siuke tunne, et tõesti, mulle väga meeldis esimene esineja, siis räägiti AI-st natukene, ehk siis 7 specific ways to save time in marketing with AI based on your challenges. See oli siuke hästi ülevaatlik, et kindlasti ma sain sealt mingit tööriistu, mida natukene lähemalt vaadata, et ma olen ise proovinud ka endale AI-agente ehitada, aga ma olen alati natukene jänni jäänud. Nii et eks ma siis katsetan nende tööriistadega, mis tema jagas, vaatan, kuidas see õnnestus. Ja siis oli selline kõneleja, mis oli The Story of Grit. Ja no ma ütlen ausalt, ma pidin scrollima hakkama sellepärast, et muidu ma oleksin lahinal nutnud seal selle loo peale. Ühesõnaga, ma ei saa sellest rääkida. Ühesõnaga, taastumislugu peale väga rasket suusaõnnetust. Ma ei tea, kuidas sulle, Meljo? No see viimane ajas nutma jah, oli just praegu kohendasime aga ei, väga asjalik on olnud. Siiamaani on väärt? Ja ma ütlen ausalt, ma lihtsalt pigem oleks eelistanud eestlasi kuulata eesti keeles, kui nagu reaalselt eestlased räägida. Aga samas olid siin ka inimesed, kes ei olnud eestlased, nagu aru saada, et nad ei saa rääkida meile meie keeles. Aga väga huvitav siiamaani, nii et ma selles põnevusega ootan, mis edasi tuleb. Ja minu arust lavakujundus on ka väga äge, kuigi õhku seal ei ole paraku, et see on natukene siuke mishap, aga nüüd me tulime lõunapausile, muidu seal pakuti süüa ka, tundus kõik väga ilus ja hea, aga me tahtsime lihtsalt korraks saada välja, tulla, istuda kuskil mujal ja tulime siis lendavasse, nii et sööme natuke mingi toitu ja siis lähme tagasi juba. But okay, it sounds like you guys are up for it. I really hope you are, because if not, it's going to get awkward for everybody very quickly. Let's give it a shot. So when I say McDonald's, you say... Loving it. McDonald's. Loving it. Okay, this is better than I thought, actually. Let's try the next one. When I say Kit Kat, you say... Take a break. Kit Kat. Have a break. This is excellent. I'm sure we can, like the rappers say, I can't hear you. So when I say Nike, you say... Just do it. Nike. Just do it. Nike. Just do it. Okay, just now the last one, the loudest, I'm sure. When I say Reebok, you say... Which kind of doesn't make sense, and we should just keep doing it. We should keep doing it, 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 keep doing it. Try to make a point, keep doing it. And when you think you've done enough and you can no longer keep doing it, then you should do it again. It's my third time speaking in Estonia today, and I have to say you guys just do it differently. You do it on a different level. So a huge round of applause to Marella and the other organizers. We have to thank them for us being here today. Konverentsipäev on tehtud, laps on kätte saadud, me oleme kodus tagasi ja ma täna pikka kokkuvõtet ei tee, sest ma tahan pisikesega mängima kohe hakata, kuna tal on uneajani ainult 4 tundi jäänud. Aga ma homme teen tema lõunavinaku ajal siis pikema kokkuvõtte, sest ma kujutan ette, et siin on päris palju turundajaid. Nii et ma arvan, et ma teen oma lemmikutest kõnelejatest võib-olla mingid highlight pointid, mis mind kõnetasid, inspireerisid, andsid kuidagi teadmisi juurde. Aga summa summarum mega üritus, ma olen väga rahul selle raha eest, mis ma maksin. Ühelt poolt sellepärast, et tõesti esinejad olid väga kompetentsed, aga teiselt poolt ka sellepärast, et nii palju turundusinimesi oli, keda ma pole tükk aega näinud, kellega sai natukenegi suhelda, et see community tegelikult oli seal väga äge kokku saadud. Aga pisikene tahab oma autoga sõitma hakata, nii et ühtlasi ta on selles faasis, kus ta tahab ka mulle öelda, mida ma selga pean panema ja praeguseks jalutuskäiguks ma pidin panema siis need saapad, et siis õues on 23 kraadi, aga let's do it!
Kas sul on sussid emmele pähe pandud või? Emme võtab eest ära. Apsti. Kas sa tahad seda tomatit näiteks? Tahad ühte tomatit veel? Palun. Ois. Emme võtab väiksema siis või? Sa võtad suurema. Oh. Ja. Lähme sööme. Pärastlõunad, kätte on jõudnud reede ja mul oli hommikul mingi mega weird, kahtlane siuke terav, pulseeriv valu vasakul pool alakõhus. Ja et ma olin natukene autis ja sellepärast kaamerat kätte ei võtnud, et ma proovisin võimalikult rahulikult võtta kõike, pikutasin natukene, aga nüüd on juba enesetunne parem, pisikene läks tuttu, seega ma loodan, et see oli lihtsalt mingi asi, mis korraks tuli ja nüüd on hüvasti, enam tagasi ei tule. Aga kuna pisike tüdub, siis ma hakkan siin sorteerima kõikide riideid, mis on hetkel siis sellises hunnikus. Lisaks mul on vaja välja mõelda homseks talle kostüüm, sest mul oli ostetud Amazonis siuke lihtne, metsikläes on teema, on siuke lihtne kostüümike. Aga kuna näitab vihma ja on suht jahe, siis ma pean midagi pikemat nuputama, sest meil on ainult siuksed lillelised sukad ja no see ei ole teema, ühesõnaga üritame siit mingisuguse lahenduse leida ka tema kostüümikesele, aga enne seda ma lubasin teile ju, et ma räägin natukene konverentsimuljeid, et mis mulle siis kõlama jäi, mis mind kõnetas, mis võib-olla oli mingi siuke uus märkamine minu jaoks ja ma arvan, et ma puudutaksin 2 esinemist, mis minu jaoks olid kõige tugevamad, et kõige esimene oli, ma pean võtma selle telefoni kuskilt, oodake. Esimene presekas, mis mulle siis väga meeldis, oli Kertu-Liina Lehismäe ja Karine van der Heiden, ma ei tea, teine on Dutch person, nii et ma ei tea, kuidas seal hääldatakse asju, aga nad rääkisid siis sellest, et kuidas brändi ehitada ajastul, kes kõik on nii performance driven, et kogu aeg on vaja tulemusi ja kogu aeg on vaja, et kasv oleks üüratu. Et brändi ehitamine teadupoolest on võrdlemisi kulukas asi ja pika vinnaga, et kuidas siis seda ikkagi teha praegusel hetkel ja asjad, mis mulle võib-olla olid kõnetama sealt, üks oli see, et tegelikkuses loovlahendus on see, millega me sihime, mitte nii nagu võib-olla oldaks harjunud, et ma võtan metas lahti 18.95 naine Rakverest, et seda ei ole tänasel hetkel mõtet teha, et pigem luua ikkagi loovlahendus, mis kõnetab seda sihtrühma ja lasta siis platvormidel ise leida see inimene ülesse. Et nad on teadupoolest meist kõvasti targemad, et Facebook teab minu kohta tõenäoliselt rohkem, kui mina tean enda kohta või täpsemalt meta arvestades, kui palju ja kui pika vinnaga nii-öelda datat tal minu kohta on. Aga see oli võib-olla üks asi, mis kõnetas. Siis teine asi, mis kõnetas, oli see, et 80% oma budgetist panna ongoing kampaaniatele, mis on pigem ratsionaalsetele argumentidele baseeruv ja siis 20% panna nii-öelda kampaanias otsakatele, mis on pigem emotsionaalsele poolele ja natukene rohkem siis selle brändingu koha pealt. Aga jah, need olid võib-olla sellised paar asja, mis mind kõnetasid. Ma vaatan, kas ma panin endale veel midagi. Ja mis veel kõlama jäi, oli see, et paranda ära oma lekkiv ämber, enne kui sa sinna raha juurde paned, et nad alustasid ka oma esitlust sellest, et nad rääkisid, kuidas tegelikult hästi palju on ettevõtetes erakonnad ja nagu osakonnad eraldatud, et müügitiim teeb oma asja, turundustiim teeb oma asja, KPI-d on tihtipeale erinevad, et proovida pigem kohe saada aru, et millised võiksid olla meie ühised KPI-d, mida me kõik koos taga ajame. Et kui juhtub olukord, kus meie turunduses paneme hästi palju auru sisse, saame hästi palju kliente ja siis mingi hetk me vaatame, et kliendid hakkavad ära kaduma kuhugile, siis me peame vaatama korra kliendi toele otsa ja seal täpselt samamoodi omama selliseid KPI-sid, mis siis toetaks meie turundustegevusi. Et see oli võib-olla minu jaoks ka õige tähelepanek, et kõik osakonnad omavahel panna hästi toimima, et me kõik saaksime aru, mida keegi teeb ja kust mingid asjad hakkavad lonkama, et siis need kiiresti ära parandada, mitte lihtsalt nii, et sa viskad raha juurde, mis sest, et sul nagu kliente tuleb, aga nad lähevad ära ka, et tegelikult on ju alati odavam hoida seda olemasolevat klienti. Et see presekas mulle väga meeldis ja siis, no otse loomulikult Bolti Head of Brand
on meisteresitluste tegija, et temalt tahaks õppida, kuidas seda asja tehakse, sest ta alustas oma presekat sellega, et ta näitas pilti sellest, mis oli mingi 20 aastat tagasi, kui ta tahtis olla MC räppar, mis oli hästi udune siuke pilt. Ja siis ta ütleski, et ta unistus on olnud teha nagu MC-na seda, et ta ütleb ühe sõna ja siis me ütleme publikuna teise sõna ja siis tema ütleb ja siis me ütleme ja siuke back and forth on ja siis ta hakkas neid asju ütlema ja ta ütles sõna Nike ja publik on just do it. Ja siis ütleb McDonald's, publik on kohe I'm loving it ja siis tuleb Reebok ja kogu publik on vait. Et keegi meist tegelikult ei tea, mis on Reeboki slogan, aga Nike tuleb nii iseenesest ja siis ta tõigi välja, et tegelikult seda on meile pähe nii-öelda treitud alates aastast 1988, saad aru, täpselt see aasta, kui mina sündisin, otsustas Nike hakata kasutama sloganit just do it ja nad on siis 30+ aastat ilmselgelt kõik oma kampaaniad üles ehitanud selle sama asja peale ja olles in-house'is väga palju töötanud, siis ma näen seda, kuidas turundajatel endal on väsimus nendest samadest kampaaniasõnumitest, mis nad on juba aastast aastasse teinud, aga reaalsus on see, et selle jaoks, et see toimiks, on seda vaja veel ja veel ja veel ja veel teha, sest meie turundajatena mõtleme oma brändi peale iga päev, aga klient ei mõtle mitte kunagi. Ehk et see commitment, et sa valid mingisuguse suuna, mingisuguse nii-öelda alustala, mille pealt sa kogu aeg tulistad kõiki oma sisuasju nii-öelda kampaaniates, kui ka tootevalikutelt, et mida sa hakkad üldse edasi arendama ja nii edasi. Et see oli siuke väga-väga äge presekas ja mulle meeldis, kuidas ta lõpus jõudis tagasi selle esimese pildi juurde, mida ta näitas. Ja ta ütles, et ilmselgelt ta nagu ei tunne võib-olla siit pildi pealt mind ära või see oli suhteliselt pixelated, aga on üks asi, mille te ära tunnete ja kohe ma nägin ise ka ära. Tagataustal megapiksline, aga väga selgesti arusaadav oli Red Bulli külmik. Sest see logo on kogu aeg sama, need värvid on kogu aeg samad olnud ja seega, mida nad toetavad, on suhteliselt sama olnud, et see kontekst, kus ta oli ka igati nagu fitting. Et see oli nii hästi kuidagi kokkuvõttev ja minu jaoks uus info oli sealt see, et hästi tihti me turundajatena, mina seal hulgas arvan, et brändi puhul on väga oluline see, et milline on logo, mis värve me kasutame, mis fonti me kasutame, et oleks siuke cohesion et inimesed tunneksid meid alati ära, aga ta tõi välja, et kõige nii-öelda äratuntavamad bränd attribuudid ei ole tegelikult üldse mitte logo, vaid on jingle ja maskott. Ja need on siuksed asjad, mis võivad tänasel hetkel tunduda turundajana, eriti ma kujutan noorema generatsiooni turundajatele natukene cringe'id, aga kui ma hakkan ise mõtlema, siis täpselt samamoodi nii pea, kui ta ütles jingle, ma hakkas peas kohe käima Karglas parandab, Karglas parandab ja nagu ma ei ole selles Karglasis käinud, aga see omab mu ajus kohta, sellepärast, et jingle'id lihtsalt jäävad nii hästi meelde ja vähesed ettevõtted kasutavad seda nii-öelda pikka aega ja maskottidega täpselt samamoodi mul tuli kohe Tallinkise hüljes meelde, kohe tuli Duolingo meelde, et tegelikult see, kui hästi need meie ajus oppidesse talletuvad, on tõepoolest tõsi. Et see oli minu jaoks ikka huvitav põnev fakt, et võib-olla tõepoolest peab kaaluma natukene rohkem selliste asjade kasutamist. Ja ma vaatan, kas tal oli veel midagi, mis mind kõnetas. See oli selles mõttes väga-väga hea sisukas esitlus, nii et muu vist ei olnud päris selline, mida ma siin videos hakkaksin välja tooma, mis oli juba natukene võib-olla spetsiifilisem. Aga ühesõnaga mina jäin väga rahule, et ma ütleks, et 90% esinejaid olid väga kompetentsed nii sisu poolest kui ka esinemise poolest. Väga palju sain kinnitust asjadele, et mida ma olen teinud, et õige suund on ja samas sain natukene ka inspiratsiooni ja tuhhi jälle juurde, sest eks ikka on, et ma olen ju 14 aastat turunduses olnud, et mingi hetk tegib ikka see tunne, et nagu äkki peaks midagi muud õppima, äkki peaks midagi muud tegema, äkki peaks pivotima ise oma karjääri, aga samas peale sellist asja on nagu see, et okei, tegelikult mul täiega meeldib see, mis ma teen ja tahaks juba minna mingi hetke tööturule ja kõike seda siis ellu viima ja kui ma enne seda konverentsi olin suht siuke, et ma ei viitsiks väga startupides hustlida, et võib-olla ma 23 olen, et siis viitsiks siis nüüd mul just tekkis tunne, et äkki peaks, sest sa saad kõik nullist ehitada, sa saad kõik data nullist koguda, kõik eksperimendid ise läbi viia, mis tähendab seda, et sa saad validate'ida nii palju siukseid asju, mida suures ettevõttes võib-olla on keerulisem. Et natukene isegi pani mõtlema, et võib-olla peaks vaatama mingisuguseid neid
startup'e, kuhu oma jalakene panna peale seda, kui ma vanema puhkuselt naasen, aga hakkame nüüd tegelema selle hunnikuga ja mõtleme välja, mis me siis Ellile selga panema. Jaa, eile tuli pakike ka paarida uue outfitiga ja nagu nii nunnu. Vaadake seda outfitikest. Selline, tšup. Ja siis süksed mõnusad cozy dressipüksid. Ma just mõtlesin, et kui me Islandile läheme, siis tal oleks natukene rohkem süksed cozysid riidid, mida lennujaamas kanda ja nii edasi autos istudes. Ja siis sellest tulenevalt ma võtsin talle ühe dressikomplekti ka. Siuke musta värvi, ma tean, lapsel ei ole võib-olla must nagu päris teema, on ju. Aga tundus väga praktiline taaskord reisimise konteksti. Siis samasugused alt laienevad teksakesed ja alt laienevad püksikesed ka kaasas. Nii nunnud. Ja siis, kuna ta jalg juba kasvab, siis uus paar pappusi tuli ka. Aga okei. Ma nüüd sorteerin ja siis paneme seda outfiti kokku. Ma ideaalis tahtsin homseks panna Ellile selga sükse valge asja. Siia peale seelikukene, nunnu cowgirl. Ja siis loomulikult kaabu ja vestikene. Aga kui näitab, et sajab vihma ja on mingi 15 kraadi, siis kohe kindlasti see asi meil ei toimi. Ja kui ma mõtlen midagi sooja, mis võiks metsiku läänega enam-vähem minna, siis ainus mõte on mul teksad. Iseenesest mul on siuke sallike, millega saaks selle krae ära katta, mis ilmselgelt ei ole väga metsik lääs, on ju. Aga niimoodi on isegi kinda cute, kui panna siia see kaabu ka. Ja võib-olla isegi toimiks siia peale ka see vestikene annab natukene juurde, sest ma ilmselt endale panen ka mingi sarnase vestikese, et siis me matchiksime ka natuke. Ja kui väga külm on, siis eks peab viskama tagi peale ja kui veel ekstra külm on, ehk talv tuleb, you never know, siis saab selle tagi ka veel peale visata, mis me Paablist võtsime. Et is what it is, peaasi, et lapsel on sossu ja mõnna, ma arvan, et juba see kaabu ja sall annavad päris ägeda kombo, aga nüüd ma lähen vaatan endale miskit selga. Okei, ma pean sellele tegelasele vist uue poti ostma, sest ta on siin täielikult vohama hakanud, talle ilmselt meeldib meie troopika, kuna meil on full on kasvuhoone. Et nii palju uusi lehti on juurde tulnud, ega ta vist väga sinna potti ei mahu, aga see ei ole tänase Kairi mure, see on homse Kairi mure. Praegu on mul vaja lihtsalt ära kasta. Make me work, make me sweat inside, make me feel like I'm alive. Take this hurt, lady, throw it in my face. Don't let these bones slow you down. And I'm over easy tonight. Väga mõnus istuda. Tere ilusat hommikut, kätte on laupäev, kell on 9, ma viisin just Peika ja Elli juba maale toimetama, sest täna on meil peopäev, ehk et Peika ema, Peika ja Peika noorem vend tähistavad kõik koos oma juubelit, et on suurem pidu ja nad sätivad seal parasjagu just kõiki laudu, telke, värki, särki. Mul on nii kahju vaadata praegu aknast välja, sest eile oli mega ilus ilm, soisu 25 kraadi on ja päike paistis. Ja täna suht sarnane nagu Elli sünnipäevaga, ehk siis siuke mordor. Öösel tuli täiega välku, hullu padukad, hetkel on siuke pilvine, tuuline, natukene jahedama võitu, aga ma usun väga sellesse, et kui positiivselt mõelda, siis küll asjad lahenevad ja lähevad hästi, nii et mina sisendan, et õhtul ikkagi on mõnus, vihma ei saja, tuult ei puhu, siuke nice 18-19 kraadi, et saab ilusasti tantsuplatsil ikkagi tantsu lüüa. Ma tegelikult hommikul üritasin Ellit ka natukene moosida, et äkki ta on nõus pikemalt magama, aga ei, selle tüdruku järgi võib oma kella käima panna, et alati hommikul kell 7 ta üleval on. Okei, eile oli tegelikult erand. Eile ma olin nii väsinud ja siis ma olin nagu tule koisu ja siis ta magas mulle kella 9-ni. Aga see on tõesti nagu ainus kord, kui see juhtunud on. Ma lootsin, et äkki täna saab ka kuidagi seda teha, et siis me saaksime lõunaune hilisemaks ja saaksime ka ööune hilisemaks, sest pidu hakkab kell 6 ja muidu on Ellil uneaeg siuke 8, pool 9.
et ma ei tahaks nagu nii vara veel koju tulla, et ühesõnaga ma ei teagi nüüd, mis siis saab. Vaatame, kas me lõunaune saame ikkagi natukene hilisemaks, sest üldjoontes, kui ta maal on, siis ta ei lähe kell 12 lõunaunne, et siis ta ikkagi läheb siuke 1 ja 2 ajal, see annab juba tunnikene juurde, onju. Ja ma igaks juhuks võtan ka kandekoti kaasa, kuigi ma ei ole taga ammu kandekontis olnud, aga äkki on mingi variant, et on nõus natukene aega seal magama, et ma muidugi on siuke inimene, et ma võin vabalt koju tulla hea meelega, et ma ei ole siuke ülisotsialiseeruv inimene, pigem introvert, et mulle piisab sellest, kui ma 1-2 tunnikest oleksin ja siis tulen koju ilusasti pisikesega tuttu, aga see on Peika sünnipäev ja ma tean, et tema tahaks, et me oleme seal, tähistaksime temaga koos, et ta ei oleks seal üksinda, nii et ma üritan nii pikalt kui vähegi võimalik ikkagi pisikesega olla. Ja selleks ma võtan kandekoti kaasa ja loodan, et äkki ta lõunauni on natukene hilisem. Et siis me saame siuke äkki 9-10-ni chillida, olla. Ja praegu, miks ma viisin Peika ja Elli ära, ongi sellepärast, et ma tulin koju, et ette valmistada ühte mängu. Et minu ülesanne on siis läbi viia nii-öelda siuke tutvumismängulaadne asi, kus siis juubilaride kohta ma tegin erinevaid küsimusi, kuna nagu kogu üritus on Metsiku Lääne temaatikas, siis küsimused on ka stiilis, et kes kõige tõenäolisemalt unustab oma hobust joota, kes läheks saluunis kaklema, kes oleks bandiid ja siis kõikidel laudkondadel on siuksed näokaardid, kus on siis Ingrid, Markus ja Maarja, et nende näitamisega siis vaatame, kui hästi keegi kedagi tunneb, et ma peangi nüüd selle mängu nii-öelda vastused endale kirja panema, võib-olla mingisuguse ülesehituse, mingi intro ja nii edasi, et sellepärast ma korraks tulin ise veel koju ja ma tegelikult tahaks kiirelt panna selle kummutiga kokku, mis me eile hakkasime panema, sest see on hetkel koridoris ja mind nii häirivad siuksed poolikud asjad, eriti kuna seal on nii palju väikseid juppe, mis tähendab seda, et ma ei saa lasta Ellil lihtsalt kodus niisama olla, et kui ta sinna tuppa läheb, siis seal on väga palju siukseid choking hazard'id, et siis ma pean kogu aeg jälgima teda nagu rongaema ja kanaema on see õige sõna. Aga ma proovin selle kummutiga kokku panna ja siis ma lähen juba liitun nendega, kuigi nad on siin terve nädal juba asju seadnud ülesse, nii et enamus asjad on valmis, aga äkki ikkagi on vaja, et Peika seal midagi teeksid, siis ma saan ikkagi Elliga olla, kuigi ma ei tea jah, mulle tundus, et juba eile õhtul, et kõik on valmis, et nad on nii hästi kõik ära planeerinud ja kõik näeb nii äge välja, aga eks ma õhtul näitan teile ka siis kogu seda festivali ala just, kui siuke tunne on küll, et nad on nii palju sinna panustanud. Give me good wine, I'll get you good whiskey. Let's get a house in the country. Give me good weed, I'll get you good coffee. Let's get old by the evergreen tree. Let's get up, grab coffee cups and sit out on the porch. No traffic lights, the sunny skies chase a chill from the night before. We started this revival at the church of you and me. We left no room for the Holy Ghost and raised up a family tree. Give me good wine, I'll get you good whiskey. Let's get a house in the country. Give me good weed, I'll get you good coffee. Let's get old by the evergreen trees. Alarm clock every morning, working late each night. For a simple place to lay our heads, rinse, repeat, that's right. Pisikene sai magama pandud, ma olen väga hämmingus, kui lihtsasti ta jäi, sest tavaliselt on nii, et kui me paneme ta õigel ajal, mis meie puhul 90% ajast on see, mida Huckleberry äpp ütleb, siis ta jääb ilusasti, paned vankrisse, magab juba, aga kui panna teda natukene hiljem või proovida natuke varem panna, siis ta ei ole väga suur fänn antud olukorral ja natukene võitleb vastu. Praegu ta läks siis tund pool hiljem lõunaunne, kui ta tavaliselt läheb ja üllataval kombel ta isegi aksepteeris seda ja kõik oli okei ta jaoks. Ta tegi nii nunnud häält siis, kui ta sõid oli juba nagu suhteliselt väsinud ja selle asemel, et mingi jonnida või midagi sükest, teeb lihtsalt niukest et sa saad aru, et laps on väsinud, on ju. Aga nüüd ta tudub ilusasti, mina proovin kõhu täis süüa ja ennast juba praegu valmis sättida, sest ma tean, et kui ta üles ärkab, siis ma pean temaga tegelema ja ma ei jõua endaga kohe kindlasti midagi teha ja siis tuleb juba pidu peale, ehk et ma proovin ennast ka valmis sättida ja seda kõik kiiremini kui tund aega, sest ma tahaksin, et ta teeks maksimaalselt pika une. Üldjoontes ta vankris teeb meil siuke tund pool 2 oma lõunaund, aga ma tahaks, et see oleks kindlasti 2
ja võib-olla isegi 2,5. Nii et ma arvan, et ma tunni aja pärast lähen taga jalutama, et see üldjoontes aitab seda und natukene pikemalt hoida, et siis võiks justkui saada peol olla põhimõtteliselt 10-ni, mis oleks ju super. Aga nagu kõik emad teavad, siis ma võin ju plaane teha, aga vaatame, mis päriselt saab. Ehk siis hakkame otsast minema. Night shift cutie at the truck stop knows my name. See Eesti ilmaga riietuse valimine on lihtsalt siuke hässel nagu. Ma tahtsin täiega minna ainult kleidiga, sest mul on nii ägedad saapad nagu narmastega. Aga õues on megatuul. Ja ma kardan, et ma enamus ajast üritan lihtsalt seda kleiti kuidagi alla suruda, et mu tagumik paljas ei oleks. Ja ma mõtlesin, et ma panen teksad alla, aga siis ei ole saapaid näha. Esimese maailma mured. Mis tahad sealt? Kas seal on midagi toredat või? Emme vaatab või? Mis siin on? Siin on midagi pehmet. Kas sa tahad äkki oma mõnglit? Võtame mõnglit siit sulle. Või tahad juua? Vaatame. Palun. Seal on emme asjad, jah? I'm running wild. Always been a runner, never been one for settling down. Spent my life in the backwoods looking for ways out of a one-horse town. I found a 6-string ticket and jumped that westbound train. Now I only slow down long enough to stand up on that stage. Cloud 9 is a cloud of dust for the next 1,000 miles. I'm running wild, ride the lightning, run on empty in the ring of fire. Rolling like the Mississippi, oh mama tried. But I got bad down to my bones. Don't know where I'm gonna go, oh sweet child. I'm running wild, yeah. I'm running wild, mama, I'm running wild, yeah, I'm running wild. I'm running with the devil, rolling down the road, riding on the storm, living like I'm dying slow. Headlights in the fast lane is my home away from home. If there's light after this tunnel, I'm gonna be the first to know. No slowing down, no looking back, no staying for a while. I'm pedaled down and right on track, I'm ready for this ride. I'm running wild, ride the lightning, run on empty in the ring of fire. Rolling like Mississippi, oh mama tried. And I got bad down to my bones. Don't know where I'm gonna go, oh sweet child. I'm running wild, I'm running wild, yeah, I'm running wild, oh I'm running wild, I'm running wild. Tere ilusat pühapäeva pärastlõunat. Ma olin hommikul nii väsinud, et ma ei jõudnudki kaamerat kätte võtta. Aga eilne õhtu oli lihtsalt epic, nagu see, kuidas Peika pere nii mõnusa ürituse kokku panid, kuidas kõik külalised tulidki full on outfitides, see andis nii ägeda vibe'i ja mäng, mis ma läbi pidin viima, läks ka super hästi. Pisikene pidas väga hästi vastu, tantsis seal veel päris pikalt, et ta jäigi lõpuks kuskil 10. Mul siis süles magama, siis kui me laintantsu taga tantsisime. Ja siis mu sõbranna viis meid koju ja meie jäime ilusasti tuttu ja ta oli nii väsinud, et ma sain reaalselt tal voodis olles niimoodi, et ta magas kõik riided sellest ära võtta, mähku veel ära vahetada ja nii edasi. Aga ütlen ausalt, väga-väga väsinud olin hommikul, et oligi lihtsalt kohe, kui ärkasime, põhimõtteliselt sõime ära, läksime uuesti maale, aitasime kõiki asju seal kokku pakkida või noh, me Elliga ei aidanud, me sõime punaseid sõstraid ja Elli ronis mingisugusesse kasti, aga Peika siis toimetas ja asjatas seal ja peale Elli und või Elli une ajal ma veel koristasin kodus, sest see oli meil nädalaga täielikuks bardakiks muutunud ja nüüd ma tulin just ripsmetest ja kulmudest, nii et minu see nädal ongi läbi.
ja mis seal ikka, ma mõtlesin, et ma tulen siia, lõpetan vlogi ära, mul pole õrna aimugi, kui pikk see tuli, mul on tunne, et see tuli päris pikk, sest ma pole väga ammu nädala vlogi teinud. Iseenesest üliäge tervet nädalat salvestada, aga suhteliselt palju materjali on. Ma kujutan ette, et mul on mingi 1000 klippi, mis ma peaksin kokku panema, sest mul meeldib jäädvustada ilmselgelt. Aga saabki uuel nädalal olema põnev kõike seda uuesti läbi elada ja sellepärast ma neid YouTube'i videosid teen, et kõiki neid mälestusi talletada. Ja see, et teie vaatate, on lihtsalt nii tore boonus, et siuke kogukond siia on tekkinud. Aga ma pakin neid kokku ja eks me näeme juba varsti, sest me lähme 10 päeva pärast Islandile. Aga seniks, tšau! Rose-colored glasses do wonders to a spark.